Meie ajalugu on vorminud sõjad. Selle põhjuseks on Eesti strateegiline asend. Narva jõgi on alati olnud Euroopa idapiiriks. Lääne pool Narva jõge asub Eesti. Oleme soome-ugrilaste järeltulijad, kelle suguharud saabusid neile kivistele randadele aastatuhandeid tagasi. Vaevalt leiduks karmimat paika elamiseks. Ometi asutasime just siia oma kodu, rahvana, kes hindab vabadust ja elab rahus ümbritseva loodusega. See on meie isade maa. Meie emakeeleks on eesti keel. See sarnaneb põhjapoolsete hõimude soomlaste keelele. Arvu poolest oleme alati olnud väike rahvas. Eestis elas enne teist maailmasõda 1 miljon eestlast. Tallinn rajati sõjakeerises 13. sajandi algul muistse Eesti linnuse asemele. Pärast 20 aastast võitlust vallutati meie maa Saksa raudrüütlite ja taanlaste poolt. Sakslaste taanlaste järel tulid rootslased ja lõpuks venelased. 18. ja 19. sajandil oli Eesti Tsaari Venemaa osa. Maaomanikeks jäid saksa aadlikud. See takistas venestamist ja aitas säilitada maa läänelikku ilmet. Eesti Vabariik sündis esimese maailmasõja lõpukeerises Euroopa impeeriumide kokkuvarisemisel. Sõja ja korruptsiooni tagajärjel plahvatas Venemaal revolutsioon. Eestlastele avas Vene revolutsioon tee iseseisvusele. Märtsis 1917 demonstreeris Peterburis 40 000 Eesti sõdurit ja eraisikut, nõudes oma kodumaale enesemääramise õigust. Pärast suurejoonelist meeleavaldust lubas Vene ajutine valitsus Kerenski juhtimisel Eestile autonoomia. Sõda Saksamaa ja Venemaa vahel aga jätkus. Saksa armee okupeeris Eesti. 24. veebruaril 1918 kuulutas Eesti maapäeva vanemate nõukogu Eestimaa oma ajaloolistes ja etnograafilistes piirides iseseisvaks demokraatlikuks vabariigiks. Järgmisel päeval saabusid Tallinna Saksa sõjaväeüksused. Nad keeldusid tunnustamast Eesti iseseisvust. Aga 8 kuud hiljem olid nad kaotanud sõja. Bolševikud olid haaranud võimu Venemaal. Punaarmee tungis Eestisse, jõudes 32 kilomeetri kaugusele Tallinnast. Eesti vabadussõda oli alanud. Sellest sai iga eestlase võitlus. Sõja algusnädalad olid rasked. Keegi ei uskunud, et suudetakse ülekaalukat vaenlast pidurdada. Esimeste edukate vasturünnakute järel hakkas rahva meeleolu tõusma. 70-aastased mehed, noored koolipoisid ja naised ühinesid kodumaa kaitsjatega. Vabatahtlikke saabus Soomest ja Taanist. Inglismaa saatis abiks oma sõjalaevu. 1920. aasta alguseks oli Punaarmee tõrjutud kaugele välja Eesti piiridest. Rahuleping sõlmiti Tartus. Selle lepinguga tunnustas Nõukogude Liit Eesti iseseisvust ja loobus vabatahtlikult kõikideks aegadeks igasugustest nõudmistest Eesti rahva ja territooriumi vastu. Lõpuks ometi oli saabunud rahu ja vabadus. Võite kujutleda rõõmu, aga ka raskusi, millega noor iseseisev riik pidi toime tulema. Eesti iseseisvust tunnustasid kõik suurriigid ja aastal 1921 astus Eesti Rahvaste Liitu. Uue riigi välispoliitika aluseks oli koostöö kõigiga.
sõprus Balti riikide vahel ja heanaaberlik vahekord Nõukogude Liiduga. Vaatasime demokraatiale idealistliku, ent samas ka praktilise pilguga. Eesti oli põllumajanduslik maa. Varem Saksa feodaalsüsteemi all polnud igaühel võimalik oma talu muretseda. Selle probleemi lahendas maareform. Loodi juurde tuhandeid uusi talusid, mis kujunesid eeskujulikeks tootmisühikuteks. Ümber korraldada tuli ka tööstus, mis seni oli rahuldanud Venemaa vajadusi. Asuti Eesti oma loodusvarade töötlemisele lääne turgude jaoks. Kõige olulisemaks selles kujunesid põlevkivitoodete, õli ja keemiatööstused. Ka tekstiil, paberi, elektri ja toiduainete tööstused arenesid kiiresti. Oma iseseisvuse perioodil oli Eesti isemajandav ja eksporteeriv riik. Elustandard lähenes kiiresti Skandinaavia tasemele. Klassivaheteta ühiskond võib tunduda utoopilise ideaalina. Oma iseseisvuse ajal Eesti lähenes selle ideaali saavutamisele. Meie ühiskond oli märkimisväärselt ühtlane. Puudus äärmine vaesus. Ei olnud ka mittetöötavat rikaste klassi. Eesti Vabariigi sotsiaalpoliitikas esines palju idealismi. Põhiseadus kaitses vähemusrahvusi, venelasi, sakslasi, rootslasi ja juute, andes neile kultuurautonoomia. Rahvuslik ühtekuuluvus avaldus kõige nähtavamalt laulupidudel. Esimene laulupidu 1869 andis uue rahvusliku ärkamise tõuke. Aastal 1938 võttis pidupäevadest osa 20 000 lauljat ja 100 000 kuulajat, iga 10. eestlane. Iseseisvuse aastakümneid iseloomustas kiire areng ja jõukuse kasvamine. Aga sünged sõjapilved, mis hakkasid kogunema Euroopa taevasse, ähvardasid ka meid. Vanemad inimesed, ka president Päts, aimasid sõja lähenemist. Nooremad, sündinud ja kasvanud rahuajal, ei osanud kujutleda, mis tulemas. Nationes difficultatibus suis. Juba aastal 1933 pidas Konstantin Päts tungiva kõne relvastuse vähendamiseks. Kuigi ta valdas ka saksa ja vene keelt, kõneles ta ladina keeles, et rõhutada meie sõltumatust nii Saksa kui Venemaast. Stalinil ja Hitleril olid aga oma plaanid maailma ja Eesti jaoks. Nii sõlmisid välisministrid Molotov ja Ribbentrop 1939. aasta suvel Moskvas mittekallaletungilepingu. Selle lepingu salaklauslis nad jagasid Ida-Euroopa omavahel. Venemaale määrati pool Poolast ja Balti riigid. Kõiki üllatav liiduleping ei kestnud kaua, aga ta andis mõlemale poolele vabad käed oma eesmärkide saavutamiseks. Stalin taotles maailma domineerimist proletariaadi revolutsiooni nime all. Hitler maailma vallutamist aaria rassile. Esimese septembri koidikul ründas Saksamaa Poolat. Teine maailmasõda oli algamas. Stalin tuli idast. Vastastikuse abistamispakti ettekäändel nõudis ta Eesti valitsuselt sõjaväebaase Eesti territooriumil. Punaarmee koondus Eesti piirile. Meie sõjaväes oli 8000 meest. Väljast polnud abi loota. Valitsusel tuli survele alistuda.
Eestisse valgus massiliselt Vene tsiviilisikuid baaside ehitustöödele. Seejuures kinnitati, et Kreml ei kavatse end mingil moel segada Eesti siseasjadesse. Juunis 1940 esines Stalin uute nõudmistega, kogu Eesti territooriumi avamist ja uut Moskvale sõbralikumat valitsust. Vene sõjavägi okupeeris Eesti 24 tunni jooksul. Kõik, mis järgnes, oli tsirkus. Kommunistlikud ajalooraamatud kirjeldavad seda Eesti töörahva spontaanse ülestõusuna. Mina olin seal ja nägin. Lavastuse läbiviijaiks olid punaarmeelased, Vene töölised baasidest ja venelased Eesti idapiirilt. Koosolekuid ümbritsesid Vene soomusmasinad. Eesti töölised seisid nende vastu, laulsid rahvuslikke laule või vaikisid masendatult. On oluline meenutada, et enne nõndanimetatud juunipööret oli Eestis ainult 133 kommunistliku partei liiget. Sellepärast ütlen, see oli tsirkus. Moskva juhtnööridel seati ametisse kommunistlik valitsus ja viidi läbi uued parlamendivalimised. Hääletada sai ainult kommunistlikele kandidaatidele, kuid hääletama pidid kõik. Uue valitsuse esimeseks sammuks oli paluda Eesti võtmist Nõukogude Liitu. Punaarmee okupeeris parlamendi hoone hääletamise ajaks. Punalipud heisati üle kogu Eesti. Iseseisva Eesti hävitamine oli lõpule viidud. Kahe aastakümne saavutused lammutati mõne nädala jooksul. Eravarandused ja pangaarved natsionaliseeriti. Talud tükeldati ning koondati hiljem sunniviisil kolhoosideks. Teabevahendid allutati riigi kontrollile. See oli terrori algus. Endised valitsusliikmed, ka president Päts ja väljapaistvamad isikud arreteeriti. Aga ka tuhandeid tavalisi kodanikke ootas piinamine, mõrvamine või Siber. Ainsa öö jooksul 14. juunil 1941 veeti ära üle 10 000 inimese, mehi, naisi ja lapsi. Kõige rohkem kardeti seejärel öist koputust uksele. Ja loomavaguneid, mis ootasid, et veereda itta, jäise Siberi orjusesse. Juunist septembrini 1941 küüditati 60 000 eestlast, 5% kogu rahvast. Osa hävines orjalaagrites raske töö, nälja ning külma ohvritena. Suhteliselt tähendaks see üle 1 miljoni kanadalase ja üle 10 miljoni ameeriklase kaotust ühe Nõukogude okupatsiooni aasta jooksul. –22. juunil 1941 algas sõjakäik Nõukogude Liidu vastu. Hitleri välksõda rullus ida suunas. 700 aastaga kogutud viha sakslaste vastu Eestis näis olevat kadunud ühe kommunistliku terrori aasta tagajärjel. Eestlased tervitasid sakslasi mitte rahvussotsialismi toojatena, vaid vabastajatena kommunistlikust ikkest. Juba enne Saksa sõjaväe saabumist võitlesid Eesti metsavennad, keda näeme vankril, taganevate Punaarmee üksuste vastu. Natsid, kes ei usaldanud eestlaste rahvuslikku vaimu, kasutasid rahva kommunismi vastast meelsust enda huvides. Eestlasi kutsuti üles ühinema Saksa armeega. Nii võitlesid idarindel Saksa vormis tuhanded eestlased oma kodumaa kaitseks. Eestis avastati pärast venelaste lahkumist palju masshaudu.
Paljud ohvrid kandsid piinamise tundemärke. Mitmed olid maetud elusalt. ...43. aasta talveks oli sõjaõnn pööranud Saksa armeele selja. Punaarmee murdis 2-aastase piiramisrõnga Leningradi ümber ja Saksa üksused taandusid Narva suunas. Narva jõgi, see igipõline ida ja lääne piir, muutus jälle Eesti kaitseliiniks. Eestlased teistest idarinde lõikudest koondati Narva alla Eesti üksustena. Hästi kindlustatud kaitsevööndi ees löödi Punaväe ründavad massid korduvalt tagasi. Narva kaitseliin püsis veebruarist septembrini 1944. Punaväe kaotused tõusid üle 200 000 mehe. Terved armeed hävinesid. Eestis kuulutati välja üldmobilisatsioon. Kiiruga välja õpetatud üksused saadeti rindele. Kui Punaarmee ei suutnud saavutada edu rindel, alustas Nõukogude lennuvägi Eesti kaitsetute linnade Narva, Võru, Tallinna ja Tartu pommitamist. Narva rinde hoidmine oli suureks õnnistuseks inimestele, kes võidetud aega ja head ilma kasutasid maalt põgenemiseks. Kui Narva kaitseliinid lõpuks sügisel 1944 varisesid, tuli Punaväel võidelda iga jalatäie maa pärast, riigis, mille ta oli juba kord hävitanud. Kõige materiaalse kaotuse kõrval sõjakeerises oli raskeim rahva süstemaatiline hävitamine Moskva kommunistliku režiimi poolt. Nõukogude okupatsiooni esimesel 10 aastal kaotas Eesti 1/4 oma rahvast. Nii on loomulik, et idarinde kokkuvarisemisel püüdis igaüks põgeneda venelaste eest, kel võimalik. Ametlikult võis põgeneda ainult Saksamaale. Paljud kasutasid seda võimalust, kuigi teati, et Saksamaa on seda kaotamas. Paljud valisid ohtliku põgenemise nii sakslaste kui venelaste haardest, Soome või Rootsi. Selleks kasutati väikesi kaluripaate, mõnel juhul isegi sõudepaate. Paljud hukkusid merel. Paljud jäid ootama paate, mida kunagi ei tulnud. Veebruaris 1945 kohtusid liitlaste juhid Jaltas Venemaal, kus otsustati sõjajärgse Euroopa saatus. USA oli andnud Nõukogude Liidule abi $150 miljardi väärtuses praeguse kursi alusel. Roosevelt oli haige mees, kes suri 2 kuud hiljem. Peaminister Churchill, esindades Briti impeeriumi, kaotas oma positsiooni järgmise aasta valimistel. Stalin, Nõukogude Liidu ainuvalitseja, püsis võimul oma surmani 1953. Jaltas lisasid lääneliitlased Stalin-Hitleri pakti salaklauslile kuhjaga peale. Stalin sai terve Poola, Balti riigid ja pool Euroopat. Piirijoon ida ja lääne vahel nihkus läände, Narvast Hamburgini. Erapooletus Rootsis, kuhu oli põgenenud tuhandeid eestlasi, toimus massdemonstratsioone. Kodanikke šokeeris nende valitsuse otsus anda venelastele välja Eesti ja Läti sõdurid. Politsei pidi sekkuma, kuna sõjavägi keeldus kaasa aitamast väljaandmisele. Interneeritud avaldasid laagrites passiivset vastupanu. Mõni sooritas enesetappu. Meeste saatus oli aga otsustatud.
45. aasta detsembris saabus ohvreid ära viima Vene kaubalaev. Rootsis elunevad eestlased pidasid seda reetmiseks. Hakati otsima kindlamaid asukohamaid. Saksamaal tuli rahvusvahelisel abistamiskeskusel pärast sõda lahendada tohutult suuri probleeme ühenduses põgenikega. Kodutute üldnimeks sai DP, Displaced Person. Tuhanded eestlasedki elasid kokkusurutult põgenikelaagrites. Nende lootuseks oli pääseda Inglismaale, Kanadasse, Austraaliasse või USAsse. Kanada vajas sisserändajaid töölistena kaevandustes, metsades ja põhjaalade väljaarendamisel. Eestlased, kellel oli nõutav kutse või haridus, saabusid Kanadasse käendajate vastutusel. Esimesed Eesti põgenikud jõudsid siia 47. aastal. Kui meie saabusime 6 aastat hiljem St. Johni, olid Helle ja Ants 3 aastat vanad. I can remember it as if it were yesterday. Mäletan seda nagu eilset päeva, kui astusime jõulu esimese püha hommikul orkestrihelide saatel laevalt maale. Tundus nagu oleksime 4 ainsad inimesed meile avanevas uues maailmas. Ja nagu oleks orkester mänginud ainult meile. Sõitsime idarannikult rongiga Torontosse. Leidsin koha trükikojas, kus olen töötanud tänase päevani. On raske ette kujutada, et isa poleks täna elus, kui ta poleks Eesti põgenenud. Meie vanemad kaotasid oma kodumaa, mitte aga oma keele ja kultuuri. Neile oli oluline, et meie saaksime sellest osa. Oleme rääkinud kodus ainult eesti keelt. Meie elu on olnud huvitav ja rikas. Isa-ema generatsioon tegi igapäevase töö kõrval kõik, et elustada kultuuriväärtusi, mis nad kaotasid sõjaga. Eesti ühiskond Torontos oli meie kasvuaastatel väga aktiivne ja on ka nüüd. Mõtlen tihti tulevikule. Meie rahvas on püsinud rasketes tingimustes 6000 aastat. Muret tekitav on hetkel siiski venelaste pidev sissevool Eestisse. Vene keel on muutunud ametlikuks riigikeeleks. Ilmselt plaanitseb Kreml Eesti rahva venestamist. Saatus, mis tabanud paljusid väikesi rahvaid Nõukogude Liidus. Kanadas ei avaldata meile mingisugust survet, kuid siingi eksisteerib oht, et kaotame oma rahvusliku omapära, kui meie pühendad teadlikku tähelepanu sellele ohule. Kui kaotame oma rahvusliku identsuse Kanadas, oleme vaesemad ise ja on vaesem Kanada. Meie suurimaks panuseks Kanadale on meie vankumatu usk vabadusse.
1. september 1939 on üks süngemaid kuupäevi inimkonna ajaloos. Teise maailmasõja süüdanud 2 totalitaarset riiki, Nõukogude Liit ja Kolmas Reich, hävitasid kiiresti oma esimese ohvri Poola. Kuid see oli alles sõjatule algus, mis järgnevail aastail haaras suure osa maakerast. Miljonid sõdurid võitlesid isamaa, vabaduse ja demokraatia eest. Ida-Euroopa unustatud sõduritel oli selles sõjas ainult üks võimalus – võidelda kommunistliku vägivallariigi vastu. Väikeses Eesti Vabariigis ei langenud pomme ega kõlanud laske. Sõda oli veel kaugel nende inimeste igapäevasest elust, muredest ja rõõmudest. Kuid maa ja rahva saatus oli juba otsustatud. 23. augustil sõlmitud Molotov-Ribbentropi paktiga jagasid Moskva ja Berliin omavahel Euroopa. Sügisel 1939 lahkusid 700 aastat Eestis elanud baltisakslased Saksamaale. See oli halvaks endeks tulevastest päevadest. Ühtlasi oli 16 000 baltisakslase lahkumine Eesti esimeseks inimkaotuseks sõjas, mis ei olnud veel Läänemere kallastele jõudnudki. Üksi jäänud Eesti Vabariik oli sunnitud Moskva nõudmistele järele andma ja loovutama oma territooriumilt sõjaväebaasid. 18. oktoobril 1939 tulid Punaarmee väeosad üle piiri. Teine maailmasõda oli alanud ka Eesti jaoks. Kajasid samal ajal Saksa sõdurisaabaste sammud. Võiduparaad alistatud Pariisis juunis 1940 köitis kogu maailma tähelepanu. Nõukogude Liidule oli saabunud soodushetk oma plaanide elluviimiseks. Punaarmee okupeeris Balti riigid. Lavastatud rahvarevolutsioonide järel liideti Eesti, Läti ja Leedu Nõukogude Liiduga. Uus võim alustas iseseisvuse brutaalse likvideerimisega.
Eestis kehtestati terrorirežiim. Inimesi arreteeriti, küüditati Siberisse, lasti maha ja sundmobiliseeriti Punaarmeesse. Punase terrori ohvreid loendati pärast aasta aega kestnud Nõukogude võimu ligi 60 000. Lootus vabanemisele tärkas 22. juunil 1941, mil Saksa väed ületasid Nõukogude Liidu riigipiiri. Sõja algus kulges Saksa väejuhatuse välksõja plaanide kohaselt. Juba 2 nädalaga jõudsid Wehrmachti üksused Eestisse. Kesk-Eestis takerdus rinne mitmeks nädalaks. Punaarmee kaitses visalt oma Balti laevastiku baasi Tallinnat, mis hõivati alles 28. augustil. Punasest terrorist pääsenud eestlased võtsid sakslasi vastu lillede ja rõõmuga. Kõikjal loodeti, et maa vabaneb ja iseseisvus taastatakse. Tallinna langemisele järgnes dessant Lääne-Eesti saartele. Võitlused tugeva Punaarmee väegrupeeringu vastu Saaremaal kestsid oktoobri lõpuni. Viimane osa Eestist, väike Osmussaar, langes sakslaste kätte 1. detsembriks 1941. Eestis jätkus väliselt normaalne elu, nii palju kui see sõja ajal võimalik oli. Kuid maa oli lihtsalt taasvahetanud peremeest. Iseseisva Eesti asemel oli Saksa provints, kus kõik suunati idas peetava sõjateenistusse. Sellest hoolimata oli Eesti ühiskonna põhihoiakuks mitte kahjustada Saksa rinnet idas.
Punase terrorirežiimi kordumist kardeti kõige rohkem. Saksa okupatsiooni süngeks osaks olid vangilaagrid, ebainimlik suhtumine sõjavangidesse, juutide ja mustlaste hävitamine. Kokku lasti maha või suri koonduslaagrites 7000 Eesti Vabariigi kodanikku. Eesti territooriumil mõrvati ka mujalt Euroopast siia toodud inimesi. Eesti meeste saatuseks oli võidelda erinevatel rinnetel. Sõja algul Eestis mobiliseeritutest suri iga 3. Vene töölaagrites. Rinne nõudis aga sõdureid. Punaarmees formeeriti Eesti laskurkorpus, mis saadeti lahingusse 1942. aasta lõpul Velike Luki all. Seal läks 1200 meest üle sakslaste poole. Pärast seda saadeti korpus Tagalasse ja viidi uuesti rindele alles 1944. aastal, kui olukord Teise maailmasõja rinnetel oli pöördumatult muutunud. Eestis saadeti samal ajal teele Saksa sõjaväkke astunud vabatahtlikke. Punaarmee tagasitulekus nähti katastroofi ning kõigi vabaduspüüete vääramatut lõppu. Seetõttu oli ka palju neid, kes tahtsid kommunismi hävitamiseks oma panuse anda. Tuhande 1942. aastal alustati vabatahtlikest ja mobiliseeritutest relva SS-vägedesse kuuluva Eesti Leegioni loomist. Sõda jõudis taas Eesti piiridele. Jaanuaris 1944 murdis Punaarmee Leningradi all rinde läbi. Saksa väed taandusid kogu idarinde põhjalõigus. Narva jõe joonel puhkesid ägedad lahingud. Mõlemad pooled koondasid sedavõrd palju elavjõudu ja tehnikat, et Narva kitsusest sai suurima jõudude kontsentratsiooniga lõik tervel idarindel.
kodumaale toodi ka kõik Saksa sõjaväe Eesti üksused, kellest siin formeeriti 20. relva SS Grenaderi diviis. Siin võideldi selle nimel, milleks Saksa sõjaväkke oli astutud. Peatada Punaarmee sissetung Eestisse. Vihased võitlused Narva rindel kestsid aprilli lõpuni. Punaarmee ei suutnud läbi murda. Ebaedu rindel asendati terrorirünnakutega Eesti linnade vastu. Punaväe massiivsete õhurünnakute pommisajus hävisid ajaloolise Narva ja Tallinna elamukvartalid. Uue Nõukogude okupatsiooni hädaoht sundis relvi kätte võtma. Veebruaris-märtsis korraldatud üldmobilisatsiooniga läks rahvas kaasa ja Saksa sõjaväe ridades võitles üle 50 000 eestlase. Need mehed kandsid võõrast mundrit, kuid nad ei näinud enda jaoks teist valikut. Surve Eesti piiridel samal ajal aina tugevnes. Saksa vägede lüüa saamine oli ainult aja küsimus, kuid see aeg oli täidetud vihaste võitlustega. Juulil vallutas Punaarmee Narva, kuid peatati taas Sinimägedel. Teise maailmasõja rinnetel, erinevates mundrites ja erinevate lippude all langes üle 30 000 Eesti mehe. 1944. aasta suve lootusetus olukorras tulid kodumaale tagasi Soome poisid. Nad ei tahtnud võidelda ühe okupatsiooniväe vormis teise vastu ja kolmandasse võimalusse uskudes pagesid Soome, kus neist moodustati Eesti rügement. Augusti algul murdis Punaarmee sakslaste kaitse ning avas tee Lõuna-Eestisse. Rünnak Valgale.
põlev Võru. Lahingud Tartus. Neil viimastel kuudel ja päevadel enne Punaarmee kohale jõudmist olid sadamad ja rannad täis punast terrorit kartvaid sõjapõgenikke. Osa neist evakueeriti laevadega Saksamaale, teised pagesid kalapaatidel üle Läänemere. 70 000 inimest jättis oma kodu. Sügisel 1944 vallutas Punaarmee Eesti. Pärast Saksa vägede väljatõmbamist võitlust jätkanud üksikud Eesti väeosad ei suutnud ülekaalukale jõule vastupanu osutada. Katse Eesti Vabariiki taastada jäi ainult sõjamöllus tähelepanuta jäänud katseks. Sinimustvalge asendus taas punalipuga. Kuid veel jätkusid lahingud Lääne-Eesti saartel. novembril 1944 lõppes Sõrvesäärel sõda Eestis. Eesti sõdurid olid sunnitud võitlema veel mõlemal pool rindejoont kuni sõja lõpuni. Punaarmee Eesti laskurkorpus Kuramaal sakslaste vastu ja Saksa SS-vägede 20. diviis Sileesias venelaste vastu. Saksa vormi kandnud eestlaste osaks jäi vangilaager või pagulus. Punaarmee vormis Eesti mehed said vähemalt tagasi koju. Kuid lipud, mille all nad tulid, jäid Eestis lehvima veel pooleks sajandiks. Sõda ja selle tagajärjed ei lõppenud Ida-Euroopas siis, kui muu maailm tähistas võidupüha. Teine maailmasõda sai lõplikult ja pöördumatult minevikuks alles siis, kui Eesti Vabariigi territooriumilt lahkus viimane Vene sõdur 31. augustil 1994.